Nii, mina lähen veitsa siia poole. Ja kuidas mina... Sa oled perfektne. Aitäh, Ain. Jaa. Ma ajasin seda. Nii, ma juhatan meid sisse sellesse ilusasse päeva. Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Mina olen Ain Vaida. Märk Pelki mina. Ja see on Suvariik. On küll Suvariik. Ja nagu ütlesin, ilusasse päeva, mine sa tea, äkki ei ole. Kui sa seda kuulad, äkki on kehv, kole, rõve päev. Aga meil praegu lindistame täiesti süsimustas stuudios, aga õues päike paistab, ilm on külm, aga päike paistab. Mõnus on. Ja imeline ilm, veits siuke hullumeelne on viimasel ajal olnud, nagu mingi vahepeal on hästi palav ja siis on hästi külm ja siis ma kunagi ei ole päris kindel, kas on nagu juba see aeg, kus akent lahti hoida öösel või mitte. Fake kevad. Ei tohi uskuda. Ei ole mingit lootust siin ilmas. Aga kuidas sul nädal läinud on? Minu nädal on läinud kusjuures hästi, aga teate, töiselt. Lugesin Ekspressi ja seal oli üks tundmatuks jääda sooviv ajakirjanik oli juhtkirja kirjutanud, aga tal oli see pilt, kus ta hoiab prille kõrval niimoodi ja hästi tõsiselt ja see on väga lahe. Mulle meeldib see žanr ajakirjanike pilte, sest sa pead tegema nagu mitu pilti ja siis osad on nagu lihtsalt, vaata see niimoodi käed ristis on ka klassikaline, aga kui sul on prillid, siis kasuta. Ja ma nägin mitu artiklit oli taaskord kirjutanud tundmatuks jääda soovi ajakirjanik. Väga lahe on lugeda. Lugesin mitu tükki neist läbi ka, vist kõik isegi. Ja juhtkirja, mis oli väga tore. Väga tore juhtkiri oli, mis rääkis konkurentsiseadusest. Ehk siis sul on töine nädal olnud. Ja minul on juhtumisi olnud ka töine nädal, et anonüümseks jääda soovivat ajakirjanikega loomulikult mingit seost ei ole. Jah. Aga on olnud teine ja issand jumal, teine asi appi ja ma mõistan nüüd noori inimesi ehk siis mu abikäes mu kaasa töötab firmas, mis tegeleb sellega, et ta toodab videomänge, Robloxi mänge ja siis ma hakkasin ka mängima Robloxis tema mänge nagu. Sa rääkisid eelmine nädal juba seda? Rääkisin juba eelmine nädal Robloxist appi. Aga siis ma räägin uuesti, sest et ma olen veel mänginud Robloxit. Ja selgub tõepoolest, kas ma ütlesin seda ka, et see on mulle väga ohtlik asi. Ja sa ütlesid hästi palju dopamiini ja need... Hästi palju dopamiini ja ma olen jätkanud see nädal seda. Sa oled õnges. Mitte küll väga palju, aga ma olen õnges. Ma ei ole seni ostnud Robuxeid. Sa ütlesid seda ka eelmine nädal, nii et ma arvan, jätkuvalt ei ole. Mac Belkini Robuxi Watch veel ei ole. Aga me panime nüüd aktiivse taimeri käima, et millal tuleb esimene ost, mul on tunne. Sest sa juba teist nädalat räägid sellest väga põnevil olles ja ütled, ma veel ei ole. Rõhksõnal veel. Ehk siis sul tegelikult kuklas sa tead, see juhtub, sa murdud. Ja, aga see näitab tõenäoliselt seda, kui vähe mu elus toimub. See, et mul on täpselt sama asi, mis eelmisel nädalal. Töö ja Robux. Minul on kaks huvitavat asja. Üks oli see, et me tegime Sadamas stand-upi, mis oli ülitore, aitäh kõigile, kes tulid. Väga lahe oli, jumala raske eestlasi meelitada Sadamasse, aga seal on tõesti äge venue ja see asi kõik toimis ja oli väga fun. Äge show oli, suur aitäh. Ja teine asi, ja nüüd uskumatu lause, mis ma ütlen, suur aitäh Liisa Pakostale. Suur aitäh Liisa Pakostale tema ettepaneku eest 1S1V, mida me katsime ka eelmine nädal üpriski pikalt. 1S1V on üks sisse, üks välja. Tema nägi seda ette siis seaduseelnõudes, määrustes, seadusloomes. Et kui sa võtad ühe uue asja sisse, mis tekitab bürokraatiat juurde, siis sa pead ühe välja viskama. Teate, mis selgus, et tegu on väga hea eneseabi soovitusega. Kui sa tahad teha selgeks, mis asjad sul köögikapis on, kui vained ja mida sa peaksid juurde ostma ja mida ei peaks. Me oleme nüüd nädal aega järjest söönud ära oma kui vaineid üks sisse, üks välja põhimõttel, et me ei osta uusi asju enne kui midagi on siit otsas. Ja me oleme leiutanud nii palju lahedaid, toredaid toite, me oleme teinud mingid gyoza-laadseid kevadrulle, siukseid on ju, me oleme teinud igasugu asju, reaalselt võtad lahti, vaatad, okei, mul on kruubid, mul on herned, paned piu-piu-piu, imeline minu loomingulisusele. Nii et ma arvan, et Liisa Pakosta pani natukene mööda sellega, et ta arvas, et see on seadusloomele aktsepteeritav viis. Ja ta oleks pidanud lihtsalt kirjutama eneseabi raamatu ja ütlema, et see on see, kuidas sa oma elu organiseerida, sest kui sa hakkad tegema oma elu üks sisse, üks välja põhimõttel, siis see toimib. Võib-olla ka kohustustega, ma ei tea, me oleme praegu, ta toimib kuivainetega, ma võin nii palju öelda. Kuivaine sahtlis
kord on majas. Aitäh, Liisa Pakosta, tõesti. Ma soovitan sul ka proovida, kui sul... Me oleme sama teinud. Ütleme mõelda, et ma veel seda kogu kontsepti sellel hetkel ei adunud. Ehk siis ma ei teadnud veel, et see on üks S, üks V. Aga ma oleme seda teinud ja see on päris põnev asi, mida teha. Just sellepärast, et esiteks avastad, mis asjad sul on kapis. Ja, sest sa tegelikult ju ei oma seda ülevaadet enne, kui sa teed selle lahti ja päriselt vaatad kriitiliselt, sest alati on kuskil põhjas mingid asjad, mida sa oled nagu 6 kuud ignoreerinud, on ju, ja mõtled, et sa ei teagi, et see seal enam on. Näiteks me saime ka teada, et meil on juba 2 kinnist pakki basmati riisi, sest ma alati poest võtan juurde, sest kogu aeg läheb, on ju. Aga nüüd meil on kuna sushi riis sai otsa, sest me tegime üks S, üks V sellega, siis ma ei saa osta uut sushi riisi, sest mul on 2 kinnist pakki basmatit. Nii et basmatit peab sööma. Mul on gluteenivabade lasanje nende lappidega näiteks niimoodi, et seisavad. Mul jääb alati vaata see mingi 1/4 ja järgi ja siis ma unustan ära, et mul on veel ja siis mul on mitu 1/4 nendest plaatidest. No näed, ehk siis mina arvan, et Liisa Pakosta oli lihtsalt vales kategoorias, sest oleme ausad, seadusandlust niimoodi teha ei tohiks. See on liiga lihtne lahendus. Aga kuivaine kapi võib niimoodi tühjaks süüa, ma arvan. Jaa, ehk siis väga põnev nädal on olnud tänu Liisa Pakostale. Ja me oleme nagu nalja teinud ka selle üle, rifime kodus, et see on siis üks V ja mis me siis S ostame ja tore, väga tore, väga tore. Jaa, see on minu nädal. Ma olen kokanud päris palju. See on väga äge. Mul on hea meel selle. Ja mina kokkasin ka üks päev. Ma tegin, see on küll isegi, mul on signatuurroog. Ma olen äärmiselt suur pasta carbonara entusiast. Ja siis ma tegin esimest korda, mõtlesin, et ma pakun kaasale ka seda võimalust, sest et ta nagu, ma räägin carbonarast nagu reaalselt väga palju. Ma nagu aeg-ajalt lihtsalt suvalistel hetkel nendin, et või näiteks kui ma söön mõnda asja, siis ma lähen 5-minutilistesse räntidesse sellest, kuidas koor kasutamine carbonaras on väga halb. On küll halb, jah. Ja mu kaasa on taimetoitlane. Ma ise ei ole, aga me sööme enamasti taimetoite. Ja siis ma osaliselt võtsin üle ja siis mõnest kordast improviseerisin siis vegetaarse retsepti ja see oli bänger. Ma kasutasin seda samustki maitsepärmi. Ei kasutanud üldse maitsepärmi, sest et ikkagi carbonara maitse ikkagi tuleb mustast piprast. Selles mõttes, et ei ole mingit maitsepärmitamist siin. Ma kasutasin zucchini't ja šampignone nagu liha jaoks. Zucchini andis natuke seda mahlast konsistentsiga juurde. Maitsenetest ma pean tunnistama, ma kasutasin sipake ja tüümieni ka. See on aksepteeritav, ma arvan. Ja mul on suur tüümieni entusiast ise. Ja siis muidugi suures koguses musta vipart. Ja tuli äärmiselt bänger ja ma ütleks isegi, et see meeldib mulle võib-olla rohkem isegi kui lihaga. Nice. Ja efekt oli tõesti, toimis täpselt nii nagu peab. See oli minu jaoks kõige üllatavam. Šampignone kasutasin ja väga pikalt lasin neid sükseks kerget nahkseks nagu nii-öelda või nagu madalal kuumusel säristasin neid. Väga meeldiv kogemus. Soovitan teilegi. Väga nice. Väga tore, palju õnne. Su hea toidu puhul. Ja hea toidu peal on ka just, hea toidu peal on ka uued ministrid ja uus valitsus. Ma ei tea, kuhu ma lähen sellega ja ma ei olnud välja mõelnud, mis loo introt ma teen sellega. Ja hea toidu peal on ka parempoolsed, kes on välja mõelnud geniaalse tunnuslause. Kuhu sa minna tahtsid? Mine parempoolsete peale. Okei, ma avan selle loo siit. Mul oli liiga lõbus, ma unustasin telefonis selle faili lahti teha, kuhu me päriselt ka vahel näeme vaeva ja kirjutame välja, millest me rääkida tahame ning see nädal oleme sinna kirja pannud nii mõnegi loo. Ja avan ERR-ist loo Parempoolsed valisid valimisloosungiks trummipõrin kindlalt paremaks. Mis on tegelikult, ma lugesin ka seda ja siis ma leidsin, et see on legitiimselt geniaalne.
sellepärast nad teevad nii mitut asja seal. Esiteks, kindel on Reformierakonna sõna. Mida nemad ütlevad, nagu muuhulgas selle loosungiga, on see, et Reformierakond ei ole Reformierakond, nemad on parem Reformierakond. Nad kasutavad meelega Reformierakonna sõna ja seovadki ära selle Reformierakonna kindel kontseptsiooni ja lisavad selle paremaks, et nagu parempoolne. Siis see on lihtsalt nagu lingvistiliselt kaval, nagu paremaks, parempoolne, nii edasi. Palju parem kui see nende varasem. Mis see varasem oli üldse? Ma ei ole kindel. Vasakule viltu, paremale kaldu. Vaesus, illegaalne. ja see kallutavus oli seal, jah. Jah, neil oli vahepeal oli see fast forward logo ja siis oli mingi, ma ei mäleta üldse. Parempoolsed teevad igasugused. Vaesed vangi, mida? Jah, vaesed vangi, jah. Ära ole vaene. LHV-ga kolla. Aga see on väga kabalas slogan. Ta on nagu ääretult naljakas, sest esiteks sa saab tähelepanu sellepärast, et me juba ilgume, et see on ju Reformierakonna oma, on ju. Aga see on meelega. Aga see on meelega, sest ja poliitilises kommunikatsioonis, kui sa oled väike, siis kõige arukam on, et vaata, kes kõige suurem tüüp on ja anna talle lõuga, on ju. Piltlikult, kui sa pole kes see Mart on, kes see Tallinna Mart on, kes ratturile otsa sõitis ja nüüd kutsus üles tõukse peksma, ma ei mäleta, aga et ikkagi piltlikult lõuga. Kuule, siin on ju, Liisa Pakosta ja parempoolsed võiksid kollabida, et nagu üks sisse, üks välja poole. Üks sisse, üks välja, üks sisse, üks välja. Otsi, kes on kõige suurem, anna talle lõuga. Okei. Aga see on selles mõttes, et nagu nad on õigel teel, sest see saab tähelepanu, sa ütled, et me oleme paremad. Ja selgitus on hästi loogiline, on ju, et kindlalt paremaks läheb inimeste elu siis, kui Eesti majandus kasvab, riigi rahandus on korras ning hirmu asemel näevad inimesed tulevikku ja tajuvad kindlustunnet. Kindlalt paremaks saab inimeste elujärg siis, kui neilt ei võeta maksudega ära nende teenitud raha, neile ei valetata riigijuhtide poolt ning lapsehoidjalike reeglite ja sekkumiste asemel antakse inimestele tagasi nende vabadus ja väärikus. See väga hea nagu lisalause on ju, missioon, mis iganes visioon, whatever the fuck see on ju. Riigi rahandus, mõtlen iga õhtu enne magama minekut selle peale. Minu elu on halb, aga see läheks paremaks, kui riigi rahandus oleks korras tegelikult. Ja ma soovitan veel mõelda natukene veel, et üks variant on teha sloganis ka parempoolsus on julgeolek, plats puhtaks vasakult, viime Eesti 5 parempoolsema hulka. Tehtud paremaks. Oota, mis see EKRE? Parema eest. Kui see on parempoolsus, siis selles ma tahaksingi elada. Mis Keskerakonna sloganid on üle peale tehtud? Töötab. Parem töötab. Vabaerakonnal oli me armastame Eestit. Ja aru pähe. Me parendame Eestit või me armastame parempoolset. Parem pähe. Paru pähe, jah. Vahepeal oli Reformierakonnal oli mingi kuradi kindlust kasvuks. Jah. Kindlust paremal. Jah. See on raske. See Reformierakonna oma pask veitsa selle parempoolsete oma kõrval, jah. Parim suvi. Parem suvi on küll. Jah. Parem pööre. Vahepeal sotsidel oli õige pööre. Nagu see oli vasakpöörde riff, mul on tunne, mis on väga ebaõnnestunud, aga see on midagi. Teised lubavad meie parem. See on väga tõsi, jah? Teised lubavad meie parem. Ega me ei pea midagi tegema. Mina sina Jane. Jah. Ehk siis tore slogan, ma arvan, väga fun, selles mõttes kelmikas mängib, kohe hakkab peas, tekivad konnotatsioonid, asjad, erinevad seosed, mõtled Reformierakonna peale, mõtled, kurat, ei olegi need vennad, kes nad kunagi olid. Toimib. Et see mõttes mul on hea meel näha seda, et uus parempoolne projektierakond, mis meil on tulnud, eelmine oli Eesti 200, nad päriselt omavad tuhundajaid ja neil on raha selleks, et maksta sloganite eest ja nagu asjad toimivad. Lihtsalt, Eesti 200 puhul see on nagu natuke piinlik, et nende nagu see visuaalne identiteet on veits nagu mage, veits basic ja sloganid ka nagu väga head ei ole olnud. Tead ei, neil on ikkagi agentuur taga ju, Savood on ju Reinasi oma meelde, et teeb, võib-olla ostsid kuskilt mujalt, ma ei tea, kuidas Liisa Oviir reageeriks sellele, pole õrna aimugi.
et lihtsalt neil on nagu see vahe on, et Eesti 200 saab hästi palju raha riigieelarvest ja parempoolsed saavad mingi 25 000 aastas vist, ma arvan. Et nagu parempoolsetel on nagu, ütleme, nad on nagu saanud oma purjele tiiva, oma purjele tuule taha kuidagi. Vaata, Eesti 200 on purje, on logol. Kunagi oli, enam ei ole. Ma ei ole kindel selle osas, väkki on mingi laevukas. Ammu oli, nüüd on lihtsalt mingi Eesti 200. Ja. Varem oli vist laevuke, aga see selleks, vahet ju ei ole. Hea toidu peale on saanud veel Kaja Kallas. Kaja Kallas andis intervjuu Delfile, sükse uudse mingis mõttes, sest et tal on uus amet, aga samal ajal väga sükese Kaja Kallasliku intervjuu. Ma lugesin seda, kui ma sõin saiakest ja ootasin, et te siin lõpetaksite oma eelmist podcasti, siis ma lugesin selle lookese läbi, ta on küsitud on ka teistelt inimestelt, mis nemad Kajast arvavad ja siis on Kaja Kallase enda tsitaate ja asju nagu sisse kirjutatud, et ta on selline, ta ei ole nagu puhtalt intervjuu, ta on ikkagi mingi muu vorm ja väga-väga hästi kirjutatud lugu. Herman Kelomees Delfi poliitikatoimetaja tegi valmis. Siin on mõned kened asjad, nagu näiteks, ta teab, et ta räägib Herman Kelomehega Delfist ja siis umbes Herman küsib ta käest ka Eesti poliitika kohta ja siis ta niimoodi väga kenasti ütleb, et ta väga sisepoliitikat ei jälgi, aga ma aeg-ajalt lähen loen Delfist, mis toimub ja vaatan oplaa. See on siuke kena pai. Aga muidu see on täitsa tore. Väga lahe lugemine oli, mulle väga meeldis. Aga natuke on ka nagu see, et Kaja Kallas on ikka väga Kaja Kallas, sest et aga ta ongi Kaja Kallas. Nad suuresti räägivad sellest, et need Brüsseli asju kajastavad väljaanded on öelnud, et Kaja Kallas ei saa nagu väga asjadega hakkama ja rääkinud näiteks sellega, et see Rubiaga kohtumine jäi ära. Vaata, ta sõitis Washingtoni peamiselt selleks, et kokku saada Rubiaga ja siis Rubial jättis selle ära natuke pärast seda, kui Kaja Kallas oli öelnud, et maailm vaja või läänemaailm vaja puutliidrit. Vaba maailm. Ja näiteks selle kohta ta andis väga kallasliku vastuse ka, et ta kõigepealt, et kui Herman küsis ta käest, et kuidas selle Rubia saagaga on, siis ta küsis, et aga mis see Rubia saaga on? Ja, see oli väga naljakas. Oota, aga mis värk sellega on? Hästi, väga tore, aga mul oli nagu lust lugeda. Ta ütleb, et Rubiaga kohtumine on mul kokku lepitud ja kalendris ja tema kalendris ka, aga siis tal tulid mingid teised asjad, see jäi ära. Ja muidu, ta hästi palju ütleb, et tegelikult ikkagi ma teen kõiki asju õigesti ja kõik eetikad on ebaõiged ja issand jumal, millest aga kuidagi lõbusalt minu meelest, hästi lõbusalt. Ja pigem küll, aga natuke seda sükest Kaja Kallaslikud trotsi on asjal ikka sees. Aga tead, seda on lihtsam lugeda, kui see ei toimu sinu koduõuel ja kui sa tead, nagu seal ka kirjutatakse seda, et Brüsseli poliitika on hästi tehniline. Ta on hästi tehniline, kuna sinna on kokku tulnud inimesed, kes on aastaid enda koduriikides tavaliselt poliitikat teinud. Selleks, et Brüsselis olla keegi, sa pead olema juba mitu termi seal nagu pinki nühkind, on ju. Need on väga professionaalsed mänguilu nautivad poliitikud, kes vahel panevad ära lihtsalt sellepärast, et nad saavad, mitte sellepärast, et peaks. Ja selliseid asju. Et siis selles puntras olla kuidagi ühte või teist liini pidi mitte meeldiv või mis iganes, on, ma arvan, fine. Ja see on see niinimetatud Brüsseli mull on see, millest räägitakse, mis ongi, see on väga asjakohane sõna, sellepärast, et tegelikult on vähe riike, kus nagu Euroopa poliitika on suur teema. Aeg-ajalt nagu suurtes riikides räägitakse ka suurtes lehtedes, aga väga palju on see, et nagu sellist Brüsseli uudist, jooksvat poliitika uudist tarbibki nagu see Brüsseli klient, keda on väga palju, sellepärast, et see aparaat on suur. Ehk siis nagu Politico Europe on Brüsseli leht. Jah. Seda on väga huvitav lugeda kohati, aga see ongi mingi mõttes siuke intriigitsemine ja natuke nagu
oma sisemise mulli sees käivad asjad. Ta on ju tegelikult, see on mingis, hästi paljud poliitilised lehed on tegelikult kroonika poliitikale. Ja, absoluutselt. Et sa jälgid seda, kes kellega käib, kus lõunatati, mis tehti, mis arutati ja enne, et sul oleks see tulemus käes, sa pead sellist mängu ülevaadet kogu aeg hoidma, on ju. Et ta on veitsa nagu siukest poliitikat vahel kajastatakse nagu sporti. Või nagu kroonikas kajastatakse meelelahutust. Et kõik sellised spetsiifiliselt nagu, ütleme, Politico Europe on ju Brüsseli sellele intriigile üles ehitatud asi, kus jah, sa kajastad policy't ka, aga päris palju on täpselt seda, mis kes kellest mida arvab. Kusjuures, rääkides spordi kajastamisest ja sellest, siis asi, mis mulle jäi ka silma sellel nädalal, härra Aivar Pohlak valiti UEFA täitevkomitee liikmeks, mis on väga suur asi justkui Eesti jalgpallile, see on väga tähtis koht. Okay. Aga ja ta sai tugevate häältega ja nii, see on nüüd mitut pidi väga huvitav, sellepärast et esiteks ilmselgelt see on osa ka tema Eesti valimiskampaaniast, sellepärast et see on väga tugev koht ja iseenesest ta peaks olema kas jalgpalliliidu juht või vähemalt asepresident selleks, et seal kohal edasi olla. Et juhul kui Klaavan peaks võitma, siis ta peaks hoidma Pohlaku ikkagi väga lähedal jalgpalliliidu juhtimisele, mis on siuke nagu hästi positsioon. Pohlak ka seal oli selline asi ka, et varem näiteks eelmised üldkogud peeti märtsis ja siis vahepeal räägiti, et võib-olla võiks aprillis pidada, aga peetakse hoopis juuni keskel. Ehk siis kinda viimasel hetkel, sellepärast, et juuni lõpuks peab olema jalgpalliliidu uus president. Ja seda on ka siis nagu nii-öelda selgitatud sellega, et talle anti nõu, et sa ei saa teha 2 kampaaniat korraga. Ehk siis nagu sebida Euroopa riike ja sebida Eesti klubisid, et see ei ole mõistlik. Aga asi, mis mind kõige rohkem vaimustas, oli see, et Delfi Sport oli teinud temaga selle teemal intervjuu ja siis küsinud, et see täitevkomitee kohta, et kas see on siis nagu vabatahtlik töö või rahaline või mis see on. Ja Pohlak vastas, et on küll rahaline koht, aga sain sellest teada alles pärast kandideerimist. Kas tahad pakkuda, kui palju on ta kuupalk seal? 14 000 eurot. Sa oled päris lähedal, natuke vähem 12 000 kuus, jah. Ta sai sellest pärast kandideerimist teada. See ei ole üldse oluline. Ei, ta teeb seda missiooni, ta teeb ka võib-olla, või aga kui ma olen juba jalgpalli selle soone peal, siis ma pean ka nentima seda, et jällegi väga hea uudis oli, see oli juba nüüd natuke aega tagasi, aga Eesti jalgpallikoondis võitis. Me võitsime Moldovat. Palju õnne. Ja Eesti jalgpalli. Tead, ma kuulasin hommiku raadiost, kuulsin seda ükskord, kui ma sõitsin kuskile, ma eeldan, et beebiga trenni. Ja me võitsime siis üle väga pikka aja võitsime FIFA kvalifikatsioonimängud, siis nagu maailm MM-i kvalifikatsiooni sarjas. Vaata, hästi palju on neid erinevaid sarju, et sul on niisama, riigid mängivad, selle nimi on Rahvaste Liiga, Euroopa riigid mängivad. Siis sul on Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimängud aeg-ajalt ja siis nendel aastatel, kus ei ole, on MM-i kvalifikatsioonimängud. Okay. Ja siis selles sarjas, MM-i sarjas, me väga pikka aega ei ole võitnud, aga nüüd siis võitsime ja üleüldse on tore see, kui me võitsime ja me võitsime võõrsil ka veel, mis on eriti tore. Ja juunikuus on järgmine võimalus vaadata, kuidas Eesti mängib jalgpalla. A Lega Ukrainal põhimõtteliselt järjest on 2 mängu, üks on Iisraeliga, teine on äkki siis Moldovaga ongi. Väga tore. Ja võitsid veel mitmed inimesed. Jaa. Ma seda kohtuasja ei oska teha, seda te ise. Ma teen... Millist kohtuasja? Nii palju kohtuasju on, äkki sa tead midagi? Võitis muuhulgas... ütleme, inimene, kes väga tugevat võitis, on Peeter Ernits. Oota, ma teen... Ma one-upin su sissejuhatust veel. Inimene, kes võitis, on Stig Rästa. Ta laulis aastaid, et ta tahab kohtuda Bob Dylaniga, aga veel parem, ta kohtub Peeter Ernitsaga. Jah. Okei. Ehk siis esiteks võtame selle poole. Peeter Ernits. Kuidas Peeter Ernits asjasse puutub? Peeter Ernits, legendaarne poliitik. Kunagi oli EKRE suur sõnavooder. Ma ei tea. Suur sõnastaja. Kõnemees. Siis läks EKRE-ga tülli. Läks ära. Tegi oma erakonna.
Läks Erkiga tülli. Läks sealt ära. Nüüd Kert Kingo jäi süüdi Riigikohtus või tähendab... Riigikohus ei võtnud arutelule. Riigikohtus jah, see mõttes, et Riigikohus ei võtnud arutusele ja jõustus süüdimõistev otsus. Kert Kingo peab tõmbama, nagu öeldakse, naaksu Riigikogust. Kert Kingol juhtus lihtsalt see, et ta ajas nagu sassi selle, et kuluaruandesse ei saa panna teise inimese õigusabikulusid. Ta arvas, et ta võib hüvitada kellegi teise õigusabikulusid lihtsalt, sest ta arvas, et see on raha, mis tal on. Ja siis talle tehti selgeks kohtuabiga, et ei, see on raha, mida poliitik, kes on valitud Riigikogusse rahva esindajana, kasutab rahva esindamiseks ja sellega seotud kulutusteks. See on kuluhüvitis sulle, mitte suvajorsidele EKRE meeleavalduselt. Kulu. Ja siis ta teeb kulu ja läheb ära. Ja seal oli ka väga naljakas asi, et see otsus tuli samal päeval, kui oli Kersti Krahti õigeks mõistev otsus. Ja siis Martin Helme EKRE liider oli elas huvitavat kaksikelu, kus kõigepealt oli Kersti Krahti otsus, et ikkagi Eesti õigussüsteemi saab usaldada. Ja siis tuli Kert Kingo otsus ja siis ta teatas kohe, et sõltumatu kohtupidamine on nali ja huumor Eestis ikkagi. Ja kurb reaalsus või midagi sükest. Ma ei mäleta täpselt, mis ta... seda mehe duaalsust. Martin Helme sees on 2 hunti. Jah. Mõlemad on rassistid. Kumbki ei ole Demio, kumbki ei ole Brett. Ei. Need mõlemad on Martin Helme. Ei, ma ei tea, Peeter Ernits, kus juures ja ühesõnaga, et mis siis juhtus oli see, et Kert Kingo peab Riigikogust ära minema, aga kuna see protsess on kestnud mõnda aega ja valimised olid ammu ja valimised olid siis, kui Ernits oli veel vägagi EKRE liige, siis tema asendusliige on Peeter Ernits, kes tuleb nüüd Riigikokku, on väga tülis EKRE-ga, on väga tülis Erkiga. Ehk siis nagu Jaak Valgega ta ei ole sõber ja ta on niivõrd vaba radikaal, et kes näeb, et iseenesest valitsusele on see tõenäoliselt nagu päris mugav uudis selles mõttes, et esiteks praegugi on ju valitsusel probleeme sellega, et kuidas Riigikogu komisjone korralikult mehitada ja nii edasi. See läheb potentsiaalselt veel raskemaks või siis jällegi, kui nad teevad Ernitsaga diljonkse, siis läheb neil valitsemine natuke kergemaks, eks? Ja mul on mitu teooriat. Enne veel selgitame hästi kiirelt ära, sest inimesed internetis olid segaduses sellest ja mul on tunne, et tasub nagu kiirelt ära mainida. Kuidas see toimib, on see, et kui keegi läheb Riigikogust ära, kas siis sellepärast, et on kohtus süüdi mõistetud või ta läheb ministriks, need on 2 tavalist varianti minna Riigikogust ära. Siis asendusliige on inimene, kes on valimisnimekirjas sinust järgmine, kas su selles ringkonnas, kus sa kandideerisid, või siis üleriigilises nimekirjas on ju, aga vahet ei ole, see nimekiri on paika pandud valimiste ajal. Sa ei saa öelda, et Kert Kingo asemel tuleb nüüd mingi suvavend Jõgevalt, keda me usaldame. See on sellel hetkel paika pandud otsus. Et see toimub siis olenevad sellest, et kas see nii-öelda, kui sa said ise selle mandaadi, eks nii-öelda ringkonna mandaadi või isiku mandaadi, siis võetakse reaalse valimistulemuse järgi. Et kuidas keegi sai, kes on nagu nii-öelda järgmine seal. Aga kui on see nii-öelda kompensatsioonimandaat, siis tuleb ette paika pandud nimekirjad järgi. Üldnimekirja järgi, mis on tavaliselt üldnimekiri, on siis kõik need 100, mis iganes 125 kandidaati või midagi. Ja need on pandud siis paika põhimõtteliselt ikkagi erakonna võimuladviku poolt, et kes seal 20 on, neil on tõenäosus, et nad võib-olla vahel saavad Riigikokku. Aga kas siin oli minu arust ringkonna mandaat? Ehk siis, et ta oli järgmine, kes sai hääli seal? Just, võib-olla vabalt. Ja Ernits ise tunnistab ka, et ta ei ole veel otsustanud, kas ta läheb EKRE fraktsiooni. Sest sa oled sisse saanud fraktsioonina, fraktsiooni liikmena, et sa pead ikkagi otsustama, kas sa lähed ja kuulud sellesse fraktsiooni. Kui sa ei kuulu, siis sa lähed istud akna alla, kus on juba 48 inimest ees umbes. Mul on tunne, et 4 aasta lõpuks on meil 3 fraktsiooniga inimest alles. Iseenesest see, kui ta nagu liituks uuesti EKRE-ga või nii edasi, see oleks tegelikult kaunis, see oleks rom-com põhimõtteliselt ju. See on nagu selline, kus sa oled vaata suhtes ja sul on tunne, et kõik on halvasti, kuskil mujal on parem. Sa lähed eksirännakutele, eks ole. Sa leiad endale uue kaasa, üritad luua temaga peret, aga siis saad aru, et see on veel hullem ja tuled sealt ära. Ja siis sa lõpuks leiad, et armastus oli nii palju lähemal, kui sa oleksid osanud arvata. Aga ilma selle teekonnata ei oleks osanud seda uuesti näha. Sa mõtlesid, et Tinder parem, aga siis tuli välja, et kindlalt parem. Jah. Ja Ernits ütleb, et tal kosilasi tuleb aknast ja uksest. Kõik on toredad inimesed ja rääkida ja kohvi juua on kõigiga võimalik.
ma ei oska midagi targemat öelda, kõik on nii kiiresti toimunud ja kui ma esmaspäeval Toompeale lähen ja näen neid uusi vanu kolleege, siis vaatame. Tuleb palju kohvi juua. Jah. Ja tõenäoliselt ta ei pea ise oma kohvi eest maksma. Kindlasti mitte. Mis on ka ju mugav tegelikult, et kohvi juba on kallis, et see on ka säästuplaan. Väga hea nädal tuleb Ernitsale. Ärge siis liiga palju, ülejäänud peavad kuidagi ära jaotama, et Ernits liiga palju kohvi ei jooks. Ta ei saa öösel magada, tal läheb raskelt see otsustamine, et võtke niimoodi 3 tükki päevast. Huvitav, kui palju siis kuluhüvitistest läheb Ernitsaga kohvi joomisesse? Ernitsa kohvi rahvaga kohtumisele. Ernits on rahvas. Ja minul on ka teooria, kus Ernits lõpetab nende kohvi joomiste lõpuks. Nii. Ja see teooria on puhtalt tähemaagia, vaata, astroloogid kasutavad numbrimaagiat, on ju, et 67 on 6 korda, kõik see on ju. 69 on naljakas number. Ja näiteks numbrimaagia, aga minul on tähemaagia, kus Ernits lõpetab ja see on hästi loogiline. Lihtsalt selle uudise lõpus oli lisalõik uudise lõpus tavaliselt annab lisainformatsiooni, mis on laiem ja annab konteksti asjale ja seal oli siis kirjas, et Ernits oli EKRE liige 2018. aastast kuni eelmise aasta aprillini. Augustis liitus ta Eesti rahvuslaste ja konservatiividega ehk ERKiga, kust lahkus detsembris. Aastatel 2015 kuni 2018 oli Ernits Keskerakonna liige. Ja nüüd minu loogika on, et kuna Ernits on olnud EKRE-s, ERKis ja Eesti Keskerakonnas, mis on EK, siis tal on järgi jäänud ainult üks täht, R-täht. Nii et mina arvan, et ta läheb Rahvaliitu, mis tähendab, et ta läheb Lauri Läänemetsa sotsiaaldemokraatlikusse erakonda. Oota, mina näen seda niimoodi, et sul on EKRE, ERK, ja siis tuleb RE. Okay. Või seal on 2 varianti tegelikult, ma arvan, jah. No mina läksin tähtedega nii, et sul on 4, 3, 2 ja nüüd on 1. Ja see üks täht, mis minul on R-täht ja see on Rahvaliit, on ju, aga me võime võtta ka niimoodi, et me kirjutame Vene R-i, mis on P ja ta läheb parempoolsetesse. Wow, see oleks samm. Tähemaagia. No tegelikult kusjuures Keskerakond võib olla mingi variant teooriasega. Võib küll, jah. See oleks ka tagasi minek. Aga jah, tõesti, see tähendab lihtsalt Kõlvarti Keskerakond on ju kõvasti konservatiivsem. Kui jah. Jah. Aga Jüri oma oli ka siuke. Jah. Ikka oli. Jah, muide Mihhail Kõlvart andis teada, et tal on 1 miljon olemas juba, et võlad saab ära maksta. Oota, päriselt või? Ja, aga et nad valimiskampaaniat ennast väga teha ei saa, sest nad maksavad võlgu. Laenu tahtsid võtta ja kuskil oli kirjas sahinates. Jah, et ühesõnaga neil raha nagu väga ei ole. Meil jonksi on. Ja. Ja Stig Rästa läheb ka Riigikokku, sest Terras läheb ministriks ja siis Rästa läheb Riigikokku ja siis see oli nagu natuke aega tagasi juba ja siis ta ütles, et võib-olla et hakkab Rootsist käima, et lennuk ju lendab, mis on nagu natuke nagu, ma ei tea, kas sa peaksid nagu Riigikogu liige olema nagu Kalevipoeg. Aga samas, ma sain sellest intervjuust, kui ma päriselt lugesin seda, sest inimesed veitsa nagu pilasid seda, on ju, kui ma lugesin seda, siis jäi nagu veitsa jäigi mulje, et ta andis ausa vastuse, sest ta ei ole seda läbi mõelnud. Et ta oli teadlik, et võib-olla ta peab Riigikokku minema, see hetk jõudis kätte ja ta ütles, et me vaatame 1 päev korraga, sest sa oled kogu oma elu Rootsi ära viinud, sul lapsed käivad seal koolis, et siis sa ei hakka ju kohe asju kõik koos kogu perega kokku pakkima ja sa ju jumala eest sa ei tea, kui kaua see mees minister on. Et see on nagu, see oli nagu mingis perspektiivis loogiline, aga nagu naljakalt kõlab, jah. Aga see on huvitav küll, jah, et valitsuse vahetus ja Eesti 200 reiting samamoodi nagu Reformierakonna oma ikkagi üsna kehv ja tundub, et nad on läinud tõesti vihma käest Rästa alla. Jah. Mida siis meile nüüd reitingud näitavad? Ma ei viitsi päris reitingu lugu lugeda, nii et ma tarvitan kokkuvõtet Urmas Jaaganti poliitikaradarist. By the way, Urmas Jaaganti poliitikaradar, ma ei pea seda ütlema, aga ma olen ise fänn, see mõttes, et päriselt soovitan. Huvitav, kas see link nüüd töötab, et pane meilile endale? Ma lähen vaatan. Ma arvan, et töötab, jah. Ma lähen vaatan üle, aga räägi mulle nii kaua. Tundub, et toimib valitsuse vahetus nii palju kui vähe. Meil on andmeid selle kohta juba. Ehk siis, et Reformierakond on hästi natuke ülespoole liikunud. 16 pealt 18 peale. Statistilise vea piires. Nojah. Töötab pooleldi. Ma jõudsin lehele, kus ma näen ta pilti ja saan lisada oma meili siia, aga siis tuleb serveri viga.
Nii et kui keegi teab kedagi, kes omab ligipääsu Delfi IT-meestele, siis te olete poole peale jõudnud. Ja serveri viga proovige hiljem uuesti. Ma proovin siis, kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi. Okei, aga räägi mulle sellest, jah. Et igatahes jah, Reformierakond on hästi natuke üles, aga jah, statistilise vea piires. Aga no langenud ei ole. See on nagu see huvitav asi. Ja Eesti 200 on ikka veel põhjas. Aga seal on ka huvitav asi, et iseenesest on umbes seal 2% toetust ikka, aga samal ajal viimane küsitlus nädal, seal näitab toetust 4%. Et nemad said ka 2 juurde. See on Norstati reitingutest, me räägime praegu ja seal näidatakse 4 viimase nädala keskmisena reitingut. Aga et nagu just kui viimane nädal on nagu natuke parem, aga samas ei tea, sest see on ka 2% on umbes see veapiir. No Isamaa seal natuke nagu nihkub, on ebaselge, mis suunas ta liikub. Et 32% pealt justkui 31 peale, aga see on siuke vea piirides. EKRE-l on viimastel nädalatel olnud langus jällegi. Ja see on juba nagu märgatav, et nad on Reformierakonnast allpool nüüd. Mis on hea. Kuulsin seda ka raadiouudistest. Ma sõidan 2 korda nädalas autoga nüüd trennibeebiga ja ma nüüd kuulen raadiouudiseid ja ma olen rohkem kursis asjadega kui varem, see on väga tore. Mis on väga huvitav on see, et Keskerakond on liikunud 15 juurde. Jõudnud 15% juurde. Ehk siis umbes sinna EKRE kanti. Tead, mis see on või? Ja see on valimisõiguse äravõtmine. Ja see on nendel valimistel, mis nüüd tulevad, on veel väga relevantne. Et see tegelikult on väga märkimisväärne asi. Sellepärast, et need kohalikud valimised tulevad potentsiaalselt teravad. Sellepärast, et need inimesed, kellelt võetakse valimisõigus ära 4 aasta pärast, saavad nendel valimistel jätkuvalt valida. Olukorras, kus nad teavad, et need võetakse valimisõigus ära. Isegi kui sa varem ei valinud, siis nüüd viimast korda mine ja näita neile. Et see, Et siin võiks isegi nagu, ma ei tea, kas me julgeme selliseid asju öelda või et siin ma isegi tahaks loota, et valitakse Keskerakonda ju, noh? Seda küll, et mitte erakonda koos näiteks. Loomulikult. Ja mis on nüüd see kõige nagu nii-öelda traagilisem, hamletlikum tragöödia on see, kuidas Reformierakond tappis enda isa plaaniga. Okei, ma ei tea. Isa soovitusel. Isa soovitusel. Jah, isa on Lauri Läänemets või Sotsiaaldemokraatlik erakond. Vaata, me oleme podcastis siin ka rääkinud sellest, et see valitsusvahetus ja pikad koalitsioonikõnelused ja kõik see oli mõte, millest Lauri Läänemets rääkis jaanuaris Michalile. Ja siis Michal teostas selle, aga ja tegelikult see oli minu mõte, mis ma rääkisin Laurile loomulikult juba aasta tagasi, aga see selleks. Ma olengi hall kardinal. Ja, aga igatahes, Lauri Läänemets saab kaotuse järel nagu mingis mõttes või sotsid saavad praegu sellepärast, et esiteks nende reiting on kukkunud 10% kanti praeguseks, mis on päris suur vahe sellega, mis neil Riigikogu kohtade seis on. Nad on korjanud kokku Pokemone. Üle terve linna Pokemone kogunus. Nad on vahepeal saanud signaale selle kohta, et ülejäänud opositsioon ei ole üldse üks rõõmus perekond nendega. Tanel Kiike kiusati ju. Ja, et Tanel Kiik ei saanud Püha Taneli kiusamine täpselt. Ei saanud seda Riigikogu teise aseesimehe sellele külakiigele pandi stopper peale, väga hea. 5-. Väga hea. Ehk siis jah, ta ei saanud aseesimeheks. Sinna valiti see mingi EKRE vend või? Ja, tagasi. Just. Kes iganes see oli? See EKRE vend. No see EKRE vend tead küll ju. Jah. Ei tea. Toomas Kivimägi valiti ka tagasi, mees, kes oskab istungeid juhatada, hea töö. Ja Hussar valiti ka tagasi, ka töö. Jah. Jah. Hussar on jätkuvalt seal, jätkuvalt olemas. Jah, EKRE vend ka. Hussar ei ole EKRE vend. Ei, ma ütlesin, EKRE vend ka. Ma ei mäleta, kes see on ja mind ausalt öeldes ei huvita ka. Me oleme poliitika podcast ikkagi, me ei saa rääkida poliitika juttu faktidega.
ei, me oleme lihtsalt lampide uudiste podcast, mis meil nädala jooksul silma jäävad. Selles mõttes see ei ole koht, kust saada oma peamised uudised. Jaa, palun äge. Või kui peab siis. Aga kui te ei ole veel kuulnud, siis Enefit Green ostetakse teie taskutest tagasi. Erastamine ei töödanud. Lugesin Ekspressist Enefit Greeni lugu, sain teada, et me oleme mõlemad selle firma omanikud, mis on ka loogiline, sest 60 000 inimest on. Ja see on ainus asi, mis praegu turgudel tõuseb, sest Donald Trump tegi oma vabastamise päeva ära ja kõik turud on punases. Vaatasin, et ma loen nüüd The Guardiani, et välisuudiseid saada, sest see on parim koht, kus välisuudiseid saada, sest ülejäänutega ma ei saa aru, ma ei saa ühtegi Ameerika asja lugeda, sest mina ei saa aru, kus nende nagu see päris nagu erapoolikus on, kus nende nagu, et mis piirini nad lojaalsed on nii-öelda, on ju. Et Guardian on väga hea ja vaatasin, et kas oli äkki $2 triljonit pühiti päevaga aktsiaturgudelt, börsilt maha. No jah, see börsi hinna liikumine, mitte liikumine, see kapitalisatsiooni jutt, see on nagu mingis mõttes relevantne. See on spordiuudised jällegi. Ja, see on väga spordiuudis. Väga spordiuudis. See on nagu spordi jälgimine ilma, et sa, et asi lõpul oleks, on ju. Aga lihtsalt huvitav ja samal ajal siis Enefitiga ta oli mingi 2, millegi peal ja nüüd ostetakse 3,4 tagasi. Nii et palju õnne kõigile väikese rahasüsti eest. Tänage Eesti riiki, tänage kehva majandusolukorda. Jah, Ekspress kirjutas minu tagasihoidlikul hinnangul niisuguse päris huvitava loo ja põhimõtteliselt mis siis juhtub on see, et Eesti Energia ostab tagasi tüki iseendast, ehk siis 3,5 aastat tagasi viidi Reformierakonna ministri Keit Pentus-Rosimannuse juhtimisel tükike Enefit Greenist, mis on siis Eesti Energia roheelektrifirma, viidi börsile. See oli see, kui hästi palju erastamine oli teema, on ju, ja börs väga hea. Mõte oligi see, et kaasame kapitali, inimesed saavad osa rohepöördest ja kõigest sellest. Aga siis avaldusid mõningad probleemid. Näiteks see, et nad said küll raha ja tõesti nad said sellega teha väga palju roheinvesteeringuid, aga üldiselt need hakkasid venima ja mõlemal ettevõttel Eesti Energial kui Enefit Greenil oli see, et nad laenasid ennast sisuliselt kõriauguni täis. Ehk siis neil oli hästi riskantne investeerimisstrateegia, võtame hästi palju laenu, ehitame hästi palju asju. Aga häda on selles, et need asjad ei tooda kasumit ja siis neil oli hästi palju laene ja probleemid. Eriti Eesti Energial oli see mure. Ma korra vahepõikena räägin, et mina sain aru, et Enefitiga on asjad täiesti perses siis, kui ma sõitsin autoga jälle ja nägin plakatit, kus peal oli kirjas see oli Enefiti logo ja mingi naeratav inimene, siis oli seal peal kirjas umbes, et tee tulevikku on küll selge, aga käänuline või midagi sellist. Et kui sa teed nagu kogu Eesti rahvale mainekampaaniat, et tee on käänuline, siis sa ütled, et we have fucked up. Et see oli, kus ma nägin, et sellega on jama. Aga nüüd nad ostavad kokku, sest siis nad saavad kasumit jagada, infot jagada rohkem, sest praegu nad peavad toimima mõlemad nagu börsiettevõtted, ma saan aru. Või mitte mõlemad, aga neil on niisugune müür on vahel. Et üks jamasid, mis oli, see tuli erikontrollist ka välja, oli vaata see, et Enefit Green oli liiga hoogsalt ette müünud oma elektrit inimestele. Ja pidi tuult juurde ostma ja samal ajal näiteks Eesti Energial oli see probleem, et neil ei olnud oma põlevkivijaamadega suurt midagi teha, nad ei saa neid müüa, on ju. No tegelikult oleks võinud nagu otsad kokku panna või oleks võinud kuidagi tasandada või Eesti Energial äkki endal oli mingit ettemüüki, millega oleks saanud tasandada, aga seda kõik ei tohi teha, sellepärast et kõik peab käima nii-öelda turutingimustel. Ja see on hästi suur, vaata, Andrus Toreiko, Eesti Energia juht on ka rääkinud sellest, et tegelikult nende point on ka selles, et nad tahaksid olla lihtsalt konkurentsivõimelised lätlaste ja leedukate energiafirmadega. Et näiteks leedukate Ignitis on ka börsil, aga nemad on tervikuna. No ja just, jah. Niimoodi, et neil on selge konkurentsieelis Eesti Energia, sest nemad saavad näiteks oma roheasju müüa. Saavad teha igasugused rohepakette ja kõike see äkki. Aga see nii-öelda võib-olla huvitav osa seal Ekspressi loos ka, mis on võib-olla huvitav teadmine on see, et tegelikult see nii-öelda see päästeplaan, see väljaostmine hästi pikalt on töö käinud sellega juba. Sellepärast, et sellest ka tegelikult Ekspress kirjutas juba eelmise aasta alguses, et see kõriauguni täislaenamise probleem oli hästi suur asi Eesti Energia jaoks, sellepärast, et neil sisuliselt ei olnud raha. Sa ei saanud juurde teha mingeid investeeringuid, ei saanud enam teha. Ja,
selles mõttes, et võib-olla hästi palju segadust tekitab see, et just kui Eesti Energial on hästi palju kasumit vanast ajast, jaotamata kasumit, aga kasum ei ole sama asi, mis raha. Ehk siis kasum on nagu küll pluss, mida sa oled teeninud mingil hetkel. See on nagu see, kui su koduväärtus tõuseb, on ju? Ja. Aga kui sa realiseeri, siis... Jah, et kui sa jääd, põhimõtteliselt, kui sa jääd töötuks, siis sul ei ole raha, ehk siis kontol ei ole midagi, ei tule peale. Aga jah, sul võib-olla turg läheb üles, kinnisvara ja su justkui nagu väärtus tõuseb, aga sa ei saa sellega midagi teha. Sa võid selle maha müüa, aga sul ei ole võimalik näiteks, ma ei tea, mingi dividend maksta või investeerida. Siis mul ei ole kodu. Et seal on võib-olla see ka, okei. Ja laene oli sitaks ja vabandust väljenduse pärast nüüd. Laene oli hunnikutes ja siis neil oligi selline olukord, kus nad vaata nendes laenulepingutes on ka omad tingimused. Ja need laenulepingud ütlevad, et muuhulgas seda, et kui palju sul tohib olla näiteks laene versus oma varasid kasumit, need oma kapitali. Võõrkapital on siis laenud, need on nagu võõras ja siis on oma kapital, vaata. Ja neil oligi hästi suur probleem, nagu mida teha. Ja siis nad eelmisel aastal lasid välja ühe naljaka asja, mille on hübriidvõlakiri. Londoni börsil tegid seda 400 milkut said sealt. Ja tegelikult Ekspressile Toheiko ütleb ka, et neil ei olnud, nagu neil oli sundseis, nad pidid tegema selle asja. Neil ei olnud tegelikult väga head plaani, mida sellega teha. Seal oli selline hübriidvõlakiri on hea, sellepärast, et see on justkui pooleldi nagu oma kapital. Ja selle tõttu nad said need tingimused korda. Aga selle rahaga ei saanud teha vist midagi. Ja, sest et seda tohtis kasutada ainult roheinvesteeringute jaoks. Aga mitte Enefit Greeni roheinvesteeringute jaoks. See on börsilasi. Müür on vahel nagu. Just. Nii et neil oleks on teoorias variant nagu teha oma roheinvesteeringut, mis oleks nagu veits silli. Jah, et nagu tuubeldad lihtsalt oma tuulikutega või midagi. Aga siis samal ajal suvest saati arutasid nad seda, et kuidas päästa üleüldiselt Eesti Energiat, kuidas tagada nagu kasumlikkus ja nii edasi. Ja Ekspress kirjutab, et põhimõtteliselt 3 varianti oli. Esiteks panna kokku Eesti Energia elektrimüük ja Enefit Green. Siis teha mitte midagi jätkata endise olukorraga ja võib-olla müüa veel mingi tükk Enefit Greenist maha. Ja siis see 3. variant, et osta Enefit Green tagasi. Ja siis analüüsiti reaalselt kõiki variante läbi, võeti konsultatsioonifirmad, kõik säägid, vägid, jutud. Ja siis nad said aru sellest, et see sama raha, mida nad võtsid, see roheinvesteering raha, väga hea roheinvesteering on osta ära roheenergiafirma. Osta roheaktsiaid. Just. Mis on, see ongi nagu lihtsalt selle asja võib-olla kõige naljakam osa nii-öelda nagu majandusloogika vaatast, et sul on firma, mis on nagu kõrvuni põlgades ja neil ei ole raha. Ja siis nad leiavad raha selleks, et osta ära tükk iseendast tegelikult. See tekitaski kohe see väljalast uudis tekitas selle küsimuse, et nagu kus nad raha saavad, kui neil ei ole raha. Mina mõtlesin ka seda, jah. Ja siis teiselt küljest oli hästi pull on nagu see ka, et kui Enefit Greeni väärtus langeb, siis langeb Eesti Energia ka, sest ja see on ka nagu hästi naljakas, see on kuidagi iseeneslik toimiv süsteem, mis on mingi nagu veider puhtalt nagu, ta on tehislik selles mõttes, see kõik on välja mõeldud maailm, mille järgi me opereerime, on ju, seda raha ei eksisteeri selles kontekstis, et kuskil ei ole kellelgi 400 miljonit pakis, on ju. Aga nagu samal ajal on ja mina saan lõpuks, on ju, Swedbank kannab mulle mingi raha kuskilt, keegi kannab mulle selle raha, kui ma olen nõus selle tagasi ostuga, on ju. Et see kõik on nii naljakas, kuidas sa pead kõik need instrumendid kõigepealt paika saama, et midagi lõpuks juhtuks. Et see on hästi naljakas, et selle 400 miljoni selle võlakirjaga on ju, et fumble the bag ja siis sa leiad selle poti uuesti üles, et see siin. Just. Lõbus lugu tegelikult. Et sul ei ole raha, aga sul on raha, mida sa saad kasutada tegelikult ainult selleks. Nii et selle tehingu jaoks... Joppas tegelikult, selles mõttes joppas on see vastus. Tegelikult ikkagi, tõenäoliselt seal oli teatavat ette planeerimist ikkagi. Aga ikkagi. Ja Eesti Energia jaoks on kindlasti mõistlik ja tegelikult, mulle tundub, mina olen rahul täitsa. Toheiko on ka rahul tundub, sest et nagu Ekspressi loost teada saab, siis Toheiko on ise ka tegelikult Enefit Greeni väike aktsiad, aga mis on hästi naljakas, sellepärast, et tavaliselt sul ei ole sellist olukorda, aga ta lihtsalt ostis enne. Samal ajal nagu mina ja sina, ehk siis pakkumise ajal, kui ta veel Ericssoni juhtis. Ja siis nüüd tal on see probleem, et ta ei tea veel, ta ei ole saanud finantsinspektsioonit. Kas ta võib müüa, kas ta võib vastu võtta nagu on? Ja, et kas ta tohib praegu nagu seda pakkumist vastu võtta, sest ta on insider, vaata. Et ta ilmselgelt, sest et ta juhib Eesti Energiat ja seda tehingut.
lihtsalt kuna ikkagi poliitika jääb äkki, siis see on ka võib-olla nagu huvitav asi, et võib tekitada vaata küsimusi see, et ikkagi riigifirma ja nii, et kas see oli nagu Reformierakonna otsus, on ju, et nagu justkui Reformierakond on erastamine ja värki ja siis ostab nüüd tagasi, et mis väik sellega on või et kas nagu riiklikult on mingi, et roheenergia ei ole enam teema selle otsuse baasil. Muidu on ka see, et tundub, et roheenergia ei ole teema. Aga see on ikkagi väga selgelt nagu Eesti Energia vajadus nii-öelda. Eks et see ei ole ligi suur otsus. Ligid briefiti küll. Ligid briefiti, nad saavad regulaarselt kokku Troikoga iga kuu ja nendest konkreetsetest plaanidest sai novembris teada juba, et mõeldakse. Aga lõpuks ikkagi Eesti Energia vajaduste tõttu see otsus tehti, et see ei olnud nagu, et ligi ei öelnud ostame riigile tagasi. Okei. Kuulge, aga suur aitäh, et ära kuulasite patreon.com/suvariik. Räägime esmaspäeval taas kord Silvergate'ist ja sellest, mis juhtus pärast seda. Leiame mõned toredad kultuurilised artefaktid, mida endiselt kasutatakse igapäevastes vestlustes. Arutame seda, mida meie tollel ajal tegime. Hästi lõbus ja tore arutelu oli sellest. Ja hästi põnev osa meil oli meil on alati fun nagu teha neid, aga seekord oli kuidagi eriti tore. Väga huvitav lihtsalt, sest me saime teada, et see on meie mõlema nagu origin story. Spoiler alert on see, et me olime eri pooltel naljakal kombel. Või tähendab, mitte päris, aga nagu natuke. See on keeruline lugu. Ikkagi raske. Aga mitte. See on Romeo ja Julia. Meie vanemad ei tahtnud, et me läbi saaks. Igal juhul. Ja räägime ka teistest kultuuriklassikutest, Odüsseiast. Jaa, õige. Ehk siis lõbus patreon.com/suvariik. Ja suur aitäh, et taas kord ära kuulasite. Karakterbaar Tatari 64.2 ootab külla, ootab teid. Esmaspäevast reedeni nüüd tööpäeviti iga päev saab tulla. Väga tore on see. Kas sul showsid ei olegi või? Ei ole, ma panen kokku ühte paketti, mis saab olema ainult poliitikast show ja ma üritan leida sinna esinejaid ja sa oled ka kutsutud ja kõik kuulajad on ka oodatud kunagi, kui ma välja mõtlen, kus see toimub ja kes laval on ja mis see kontseptsioon on, aga mul juba nagu ütleme nii, et töö käib. Ja ainvaida.ee igatahes saab ju peab update ima infot. See on väga manaks. Ainvaidat saab Facebookis jälgida ja Facebookis jälgige Instagramis saab, issand juba. Okei, sorry, et ma ei ole su turunduskampaaniaga täpselt kursis, eks ole. Ma lihtsalt heast südamest soovitan. Mulle väga meeldib Ainvaida Eesti parim koomik Instagram hinnangul. Instagramist. Ja Suvariiki saab ka Instagramist jälgida. Ma arvan, et Suvariigis, kui mul tuleb see poliitiline show, kui ma olen välja mõelnud, mis see on ja kus see on ja kes seal on, siis ma arvan, et Suvariigi Instagramist, et Suvariik saab ka selle kohta teada. Nii et suur aitäh, et ära kuulasite. Aitäh. SOS. Ciao.